Täna vaatame lähemalt üht väikest Euroopa riiki, Eestit. Ja selle suurim vara pole ehk see, millele te esimesena mõtleksite. Uurime koos, mis teeb Eesti looduse nii eriliseks ja, rikkalikuks. Alustame ühest numbrist. 35 000 ruutmeetrit. Esmapilgul jah, lihtsalt üks number. Aga tegelikult see on võti kogu Eesti loo mõistmiseks. Mida see siis tähendab? Vaatame. See on siis see maa-ala, mis on teoreetiliselt olemas iga üksiku Eesti elaniku kohta. Aga et sellest numbrist päriselt aru saada, proovime seda kuidagi visualiseerida. Kujutage nüüd ette, see on sama, kui teil oleks 5 jalgpalliväljakut ja need kõik oleksid ainult teie päralt. Päris uskumatu, eks? Ja just see tohutu avarus, see ruum ongi vundament kõigele, millest me kohe edasi räägime. Ja siin on see eriti hästi näha, vaatage seda võrdlust. Holland ja Taani on pindalalt üsna sarnased Eestile, aga rahvastiku tihedus, see on hoopis teisest ooperist. Hollandis, teate küll, võideldakse maa eest sõna otseses mõttes merega. Eestis on olukord aga täiesti vastupidine. Niisiis, esimene osa. Maa, kus on ruumi. Ja see ongi tegelikult meie esimene suur järeldus. Eesti kõige olulisem loodusvara ongi ruum ise. See on kõige alus. Aga siin on üks huvitav vastuolu. Kuigi ruumi on laialt, elab umbes 1/3 kogu rahvastikust pealinnas Tallinnas ja selle lähiümbruses. Mida see tähendab? See tähendab, et väljaspool linnu on meil tohutud suured alad, mis on jäänud üsna metsikuks ja puutumatuks. Okei, liigume edasi teise teema juurde. Mulla väärtus. Kui ruum on see, mida me näeme, siis nüüd lähne natuke sügavamale. Sest see maa ei ole ju lihtsalt tühi pind. Selle all on peidus tõeline väärtus. Mõelge korraks, milleks me maad kasutame. See on ju kõige alus. See on põllumajandus, mis toidab meid. See on tööstus ja taristu, teed, lennujaamad. Ja muidugi, see on ka elupaik metsloomadele ja koht, kus me ise puhkamas käime. Ühe sõnaga, see on meie elu vundament. Olgeme ausad, ajalooliselt on Eesti jähedam kliima ja lühemad suved tähendanud, et meie põllumajandus pole olnud nii tootlik kui Lõuna-Euroopas. Seal saadakse tihti 2 saaki aastas, meil heal juhul 1. Seda on justkui peetud miinuseks. Aga siin ongi see kunks. Sest mis juhtub siis, kui seal lõunas läheb liiga kuumaks, liiga kuivaks? See, mis kunagi oli meie nõrkus, võib muutuda meie suurimaks tugevuseks. Just nii. Kliimamuutuste tõttu tekib lõunas üha rohkem puudasid. Ja järsku see meie jahedam ja niiskem põllumaa, sellest võib saada ülioluline vara kogu Euroopa jaoks. Meist võib sõltuda toidujulgeolek. Järgmiseks 3. teema. Eesti roheline kuld. Ja nüüd räägime milleski, mida on võimatu Eestis mitte märgata. See kattab ju üle poole meie maast. Ja vaadake seda. See näitaks seda mastaabi ikka väga hästi. Üle 50%. Rohkem kui pool Eestist on kaetud metsaga. Pole ime, et seda nimetatakse meie roheliseks kullaks. Ja mida see mets meile siis annab? Kõike. See on puit ehituseks ja mööbliks, paberitööstuse tooraine, kütusohju panekuks. See on oluline ekspordiartikkel, aga see pole ainult majanduseks. See on ka marjad, seened, matkarajad. See on osa meist. Aga see suur rikkus on ka suure vaidluse keskmes. Kuigi seadus ütleb, et metsa tuleb majandada säästlikult, on paljud mures. Kas me raiume liiga palju? Kas meie vanad väärtuslikud metsad kaovad liiga kiiresti? Ja siin ongi see pinge. Vaadake, ühe ainsa kuusepuu kasvamine raieküpseks. See võtab üle 70 aasta. See on terve inimese eluiga. Mets on küll taastuv, jah, aga see võtab tohutult aega. Ja küsimus ongi, kas me anname talle piisavalt aega? Ja mis saab nendest haruldastest liikidest, kelle kodu see mets on? Hästi, rohelisest kullast liigume nüüd sinise kulla juurde. 4. teema, veeküllus. Sest meil on veel üks elutähtis vara, mida Eestis õnneks on päris palju. Ja see on puhas vesi. 600 millimeetrit. See on siis keskmine sademete hulk aastas. See vihm täidab meie jõgesid, järvi ja mis eriti oluline, meie soid. Ja just sood on siin võtmetähtsusega. Kujutage ette, et need on nagu hiiglasikud looduslikud kesnad. Nad imavad vihmavee endasse ja siis vabastavad seda aeglaselt ja ühtlaselt. Just nemad tagavadki selle, et meil on stabiilne ja puhas veevaru. See on hea näide, kuidas see kõik päriselus toimib. Vaatame Tallinna joogivee teekonda. Kõik algab vihmast, mis sajab maha üle Eesti. Jõed ja sood koguvad selle vee kokku.
Sealt suunatakse see Ülemistel järve, kus see puhastatakse ja ongi puhas joogivesi pealinna kraanides. Geniaalselt lihtne, kas pole? Ja see viib meid viimase, 5. teema juurde, jätkusuutlikkuse väljakutse. Sest me oleme nüüd näinud, kui palju loodusrikkust meil on, aga suur rikkus tähendab ka suurt vastutust. Kuidas seda kõike hoida? Ja see põhimõte on meil nii oluline, et see on kirjutatud meie kõige tähtsamasse dokumenti, otse põhiseadusesse. Eesti loodusvarad on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. See on seadus. Ja see pole lihtsalt mingi tühi sõnakõlks, selle taga on reaalne süsteem. Nagu siit näha, siis iga tegevuse eest, mis kasutab meie ühist vara, olgu see metsa rajumine, kaevandamine või isegi vee kasutus, tuleb maksta keskkonnatasu. See on põhimõte, kui sa kasutad, siis sa ka panustad selle hoidmise ja taastamisele. Ja lõpuks, see jätabki meid ühe suure küsimuse juurde. See ei ole ainult Eesti küsimus, see on tegelikult kogu maailma küsimus. Kuidas me leiame selle õige tasakaalu? Tasakaalu tänaste majandusliku vajaduste ja tulevaste põlvede heaolu vahel. Kuidas kasutada oma rikkust nii, et see kunagi otsa ei saaks? See ongi see väljakutse, millele me kõik koos peame vastuse leidma.